Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Riigikogu liige, Keskerakonna liige Peeter Ernits ja mina saatejuhina Janek Mägi. Alustame kohe isiklikust kogemusest. Eile läksin tankima, käisin Viljandis esinemas ja diislikütuse hind oli tanklas 1,85 €. Mihhail, kas see jääbki nii? Kui sa mäletad, siis iga kord, kui tekib mingi kriis või siis hinnatõus maailma naftaturul, siis meie tanklad reageerivad nagu Šveitsi kellad. Kohe. Umbes sama päev, kui mitte öelda, et sama hetk. Vaatamata sellele, et tegelikult müüakse kütust, mis oli ostetud veel vana hinnadega, ehk siis soodsama hinnaga. See hinnatõus tekib kohe. Ja nüüd, kui jällegi see hind vastupidi langeb maailmaturul, siis millegipärast meie kütusefirmad reageerivad väga aeglaselt. Et see on selline tegelikult päris traditsiooniline olukord. Ja samas, kui hinnad tõusevad või siis langevad tanklates, siis see toimub peaaegu üheaegselt, sõltumata firmast. Ja kui keegi küsib, mis toimub, siis alati räägitakse, et meil loomulikult mingit kartelli kokkulepet ei ole. See niimoodi lihtsalt juhtub juhuslikult. Ja see on üks asja probleem. Nüüd teine, mis on loomulikult suurem probleem, on aktsiis ja käibemaks. Ja kui praegu on plaanis aktsiisi tõsta veel täiendavalt, siis loomulikult lähiajal see hind jätkuvalt stabiilselt kasvab. Me praegu üldse ei räägi sellest, mis toimub Lähis-Idas. Et kõik saavad aru, et see on praegu peamine tegur. Just see mõjutab seda, mis toimub maailma naftaturul. Mina räägin praegu ainult sellest, mis meil siin toimub. Ja just sellepärast Keskerakond otsustas juba eile, et anname seaduseelnõu sisse, millega siis me teeme ettepaneku esiteks loobuda aktsiisitõusust, mis peaks toimuma 1. maist, ja teiseks ajutiselt langetada käibemaksu. 24%, see on neljandik hinnast. Ehk siis, kui sina lähed autot tankima ja maksad €80, siis sa pead aru saama, et umbes 40 senti sellest sa lihtsalt annad riigile. Ja tuleb välja, et riigikassale sobib see hinnatõus. Et mida suurem on hind, seda suurem on käibemaks, mida sa maksad. Ja praegu olukorras, kui inimeste finantsiline ressurss on ammendatud maksudega, hinnatõusuga, elektriarvetega, et tegelikult tuleb aru saada, et pole kuskilt võtta. Ei ole kuskilt võtta selleks, et reageerida järjekordsele hinnatõusule. Rääkimata sellest, et kõik saavad aru, et kui tõuseb kütuse hind, siis varem või hiljem tõusevad kõik hinnad.
jällegi. Seega praegu loomulikult, kuna teismoodi valitsus ei suuda majandust reguleerida, siis vähemalt tuleb operatiivselt reageerida praegusele olukorrale. Ja tulebki langetada käibemaksu vähemalt ajutiselt ja tulebki loobuda aktsiisitõusust. Peeter, kuidas sulle tundub, kas see, minu arust ikkagi kosmosesse jõudnud kütuse hinnad, ma arvan, et see 2 eurot on ikkagi väga lähedal, Mihhail tegi natuke leebemas, ütles 1,8, aga kui ma matemaatiliselt ümardan, siis on tegelikult juba 1,9, 1,865, et see ju jõuab kõikidesse teistesse hindadesse ka. Vaata, kui sa rääkisid sinu eilset arvet, aga 1. maiks või maipühadeks on plaan diislil 7% aktsiisi. No siis on üle 2 kohe. Nii juba mai kingitus on ja rääkimata sellest, mis Hormuzi väinas on väidetavalt meremiinidega blokeeritud. See tähendab seda kolmandik kütust, mis tuleb sealt, eks ju, lööb veel raskelt, aga ma ütlen, enne me rääksime ainult, mis puutub, mis Eestis on. Ja selge see, et kui sa ühe panid oma paagi täis, siis pool sellest läheb ju riigile. Aktsiis ja käibemaks üle poole, 52-53% läheb sellest. Järelikult riigil on võimalus siin mängida, arvestades muidugi, kui sant olukord on paljudel inimestel, sest ilma energiata, inimene ei seisa ka püsti, on vaja süüa, juua natukene, et silm säraks, aga praegune olukord on ikka ülikeeruline, elektriarved veebruari on tulnud ja toidu hind ei ole sugugi mitte odav ja nii et see on kõige olulisem probleem üldse Eesti poliitikas, kogu selle, kuidas energiahindadega käituda. Nii et see meie avaldus, mis me tegime, andsime Riigikokku edasi eile, on väga õigeaegne. Kuidas teile tundub, Mäet, kui palju siis nüüd toiduhindadele juurde tuleb? Sellepärast, et kui me mõtleme, kui palju on kütusehinnad siin mõne nädalaga kasvanud, siis tegelikult ettevõtjana ma arvan, et ühelgi toiduainete tootjal ei ole võimalust seda nii-öelda ise kanda. Need summad on väga suured. No vaata, selles ongi asi, et tegelikult ei ole ju täna lootust, et Iraani konflikt lähiajal leiab lahendust. Või siis Iraan ütleb, et oleme tingimustega nõus ja siis Ameerika saab võidu välja kuulutada. Et täna me seda ei näe, et selles suunas see asi nagu liigub. Ja me eelmine kord rääkisime ka seda, et on olemas vastupidi eskaleerumise oht. Et selge on see, et selline konventsionaalne sõda Iraani jaoks on kaotatud niikuinii. Aga kui algab terrorismisõda, et ja see, mis praegu puudutab nafta hinda maailmaturul, see on see koht, kus Iraanil on võimalus mõjutada just terrorismisõjaga, et mida on võimalik algatada laevade vastu, tsiviillaevade vastu. Ja see on väga lihtne võimalus kahjuks. Ehk siis me ei tea, kuidas see asi hakkab arenema ja seega vaata see käibemaks ongi see instrument, mis vähemalt saab leevendada olukorda. Et ükskõik kui kõrgemaks see hind tõuseb, siis see käibemaksu osa on täna 4. Ja kui seda vähendada, siis sõltumata hinnad tõusust
see leevendab üldist olukorda, mis omakorda mõjutab ka iga sektorit, sest iga majandussektorit, sest kütuse hinnast sõltuvad kõik majandussektorid. Ja noh, täna me saime signaali, et valitsus loodetavasti võttis kuulda meie ettepaneku, et vähemalt arutatakse, kas on võimalik loobuda aktsiiside tõusust. Aga seda on vähe. Praeguses olukorras seda on vähe. Täna tuleb rääkida ka käibemaksust. Muidu meil loomulikult tekib ahela efekt. Ja arvestades, et toiduhinnad kasvavad niikuinii, kuna meil on ka selles sektoris kriis, sellest tuleb eraldi rääkida, siis tekib täiendav mõju kütuse hindade poolt ja siis see ralli lihtsalt võtab hoogu veelgi kiiremini ja me lähiajal lihtsalt hakkame vaatama toidupoodides nagu tanklates, kuidas hinnad lihtsalt lähevad eest ära, ei saagi kätte. Iga päev nagu kasvavad, kuna siin tekib erinevate kriiside koosmõju. Sellega ma olen nõus ja see varustuskindlus tegelikult kauplustel on väga oluline ja paljud tootjad ei saa näiteks mõnda oma toodet kauplusesse üldse pakkuda, lihatootjad, piimatootjad, sellepärast, et selle varustuskindlus, nad ei suuda seda tagada, seal on karmid lepingud, et see puudutab eriti väiksemaid tootjaid. Absoluutselt. Kui nad ei suuda regulaarselt tagada kindlat kogust, eks ju, siis ongi nii, et lett ei saa olla tühi, aga nüüd selle toiduainete käibemaksu juurde Jürgen Ligi on korduvalt öelnud, et tema arvates see käibemaksu alandamine soovitud efekti ei anna, sest kaupmehed ja tootjad on, ta ei ütle seda võib-olla otse välja, et ahned, aga tõenäoliselt mõtlevad, et panevad ikkagi selle hinna sinna samasse kohta. Aga praegu vist on tõesti Eesti ühiskonnas tekkimas selline olukord, kus inimestel lihtsalt ei ole raha. Ja mis tähendab seda tegelikult, et nad jätavad mingid oste tegemata. Ligi on öelnud, et vaata, eestlased oled liiga paksud, söövad liiga palju. Ta võib-olla on küüniline, eks tal on paljudes asjades õigus ka, et võib-olla ta ütleb liiga iroonilises võtmes asju. See on ju tegelikult tõsi, et Eesti ühiskonnas on ülekaal probleem, eks ole, sellega me ju siin võitleme, erinevad ravimid ja asjad, eks ole, aga muidugi nagu päris huvitav, kui valitsus probleemi otsustas lahendada majanduskriisiga. See vist on absoluutselt tõsi. Aga nüüd korra selle toiduainete ja see on nagu kõige esimene vajadus, toidujulgeolek, esimene vajadus, et süüa inimene peab saama. Ja kas me oskame nüüd anda valitsusele mõned soovitused, kui me tegelikult ikkagi ju saame aru, et see kriis, mis kütusehindade, energiahindade tõusu kaudu on kauplustesse ja hindadesse jõudnud, ei ole tegelikult põhjustatud vähemalt 100% Eesti valitsuse poolt, sest ma arvan, et Iraani sõja puhul meie armastatud kaitseminister ei olnud isegi kursis, et järgmine päev hakkab sõda, kui ta puhkama sinna kanti läks. See on ju praeguse valitsuse lemmik retoorika. Ükskõik, millest me räägime, vastus on alati üks, vaadake, aga sõda käib ja seega ei ole võimalik midagi teha, majandus langeb niikuinii. Loomulikult keegi siis ei räägi sellest, et millegi pärast naaberriik Läti, samas ka Leedu on hoopis teises seisus. Kas nende geograafiline või geopoliitiline olukord on võrreldes meiega kuidagi teine. Aga vaatamata sellele aga inflatsioon on neil igal juhul madalam. Ja seal majandus ka päriselt kasvab. Ja kui rääkida nendest otsustest, mida nagu võeti vastu
naaberriikides ja meil mitte, no siis sama pangamaks, mida kehtestati mõlemas riigis ja Poolas ka oleme sellest korduvalt rääkinud. Ja noh, teadaolevalt Lätis viimase otsusena ka langetati toiduainete käibemaksu. Meil siin 100 000 inimest pöördus valitsuse poole, Riigikogu poole, et Riigikogu vähemalt arutaks võimalus seda teha. Isegi seda ei ole juhtunud. Aga lätlased tegid ju vähemalt, ütlesid, et okei, et teeme aastaks selle, aga me isegi ei tee seda ka mitte. Ei, me isegi ei aruta ei aruta isegi 100 000 aga mehed, minul on ikkagi täiesti selge, kuidas kõik probleemid Eestis ära lahendada. Kas te tahate kuulda seda? Valimised on aasta pärast. Ei, Mihhail, see on natukene liiga lihtne lahendus. Mina lihtsalt tutvusin Reformierakonna sinimustvalge lahendusega ja ma sain sealt teada, et tuleb AI, endal meil pole vaja enam üldse mõelda, kollektiivne aju töötab, kõik probleemid saavad lahendatud ja kuidas teie selle peale ei ole tulnud? No esiteks niisama lahendada ikkagi ei saa, tuleb unistada. See on ju peale. Oled kindel? No see on see soovitus, mida me saime Reformierakonna poolt. Kuna kõik teised probleemid on lahendatud ja mulle tundub, et ma praegu tsiteerin, siis on jäänud ainult üks kohustus unistada. Ja mulle tundub, et kui Reformierakond jätkab valitsuses, siis tegelikult midagi muud ei olegi jäänud. Et jääbki ainult unistada, et kunagi, kuidagi see olukord laheneb. Et noh, täna valitsus kahjuks ei suuda midagi päriselt pakkuda. Et noh, siin küll oli öeldud, et see ei ole valimiskampaaniaga seotud, aga noh, kõik saavad aru, et see oligi valimiskampaania avalõkk ja osa, kas see õnnestus või mitte, no seda lõppkokkuvõttes otsustab valija, aga see signaal, mida meie oleme saanud, on minu arvates nagu väga konkreetne, et praegune valitsus sisulisi lahendusi pakkuda ei suuda ja selline küüniline suhtumine Eesti inimestes see jätkub. Et no, kuidas sa saad praegus olukorras öelda, et noh, tegelikult on nagu kõik korras. Et kas inimesed Reformierakonna siis juhtkond elavad mingis teises maailmas või noh, see ongi poliitiline stiil, et lihtsalt küüniliselt inimestele öelda, et tegelikult on kõik korras ja läheb paremaks. No mul on selline tunne, et Reformierakonnas tõesti võib-olla osad inimesed ei ela mitte Tallinnas, vaid elavad arvutis, aga noh, nagu Maire Aunast ütles, et tal on elukaaslane on televiisor, siis see arvuti on nagu saanud selliseks väikeseks lahenduste pakkujaks, et veedad aega seal ja siis ongi kõik hästi. Ei no, vaata, taust on see, et kaardid on käes neil. Neil on, Riigikogus on täis enamus ja nad võivad teha mida iganes. Ainult ühe aasta, et Mihhail ütles, et siis tulevad muutused. Jaa, aga aasta on üsna pikk aeg tegelikult. See tähendab seda, et kujuta ette, kui sul on täisvõim, eks ju, kõik teevad nii, nagu sul vaja on, väikene vend, Eesti 200, noh, eriti püüdlik, toetus on eriti naeruväärne. Ja tulemus on see, et sa võid teha kõike. Ja küsimus on, et kuidas nüüd maha müüa nendele lollile rahvale. Kuigi öeldakse, et rahvas ei ole mitte loll, vaid tark. Aga kuidas talle maha müüa läbi televiisori, läbi interneti ja nii edasi ja rääkida, et ongi ainult unistus, et meil on 3 aastat oleme saavutanud kõik, mis me tahame, eks niimoodi, ja kes kahtleb, siis on järelikult ta ei ole võib-olla normaalne ja poliittehnoloogid Reformierakonna tegutsevad juba praegu selle, et kuidas tagada jälle, et õigel ajal nii-öelda saavutada selle tõenäoliselt sama tulemust ei ole võimalik saavutada, aga kübaratrikkidega on võimalik üsna palju saavutada.
ja see on see, aga see on nii-öelda rahvale nii-öelda, et ükskõik, et vaadake, kuidas te hakkama saate, et Läti langetab käibemaksu toidule ja kõik teised, aga meie teeme nii, nagu on ja ütleme, et ongi, ainult unistada on vaja veel. Vaata, majandus Eestis langeb 4 aastat järjest. No, tegelikult mina lähtun sellest, et ka see tõust 0,6%, mida me saavutasime eelmisel aastal, on kunstlik, tegelikult majandus langeb. Vaatamata sellele 3 aastat järjest meile antakse prognoosi, et majandus hakkab kasvama. Ja see ei ole mingi statistiline viga, et peaaegu iga aasta see prognoos on 6 korda suurem kui tegelikkus. 6 korda suurem. Ja kui sulle lubatakse, et tuleb +4% ja siis tuleb -1 või 0,5, et kes siis selliseid analüüse nagu teeb. Ja niimoodi 3 aastat nagu järjest, et see vahe on olnud alati umbes 6 korda, ka eelmisel aastal ju ka lubati 3,3% tõusu, tuli 0,6 ja samas toidusektoris, ehitussektoris, meditsiinisektoris on jätkuvalt langus. Ja selleks, et aru saada, et toidusektoris on langus, ei ole vaja teha analüüsi. Et lihtsalt me iga kord saame teada, et klientide ja ostjate arv toidupoodides langeb ja inimesed ostavad vähem toitu. Ja millegi pärast ma olen kindel, et see ei ole seotud arsti soovitusega. Et inimesed lihtsalt ei suuda endale lubada osta toitu nii palju, kui tegelikult oleks vaja. Et missugust veel majandusanalüüsi oleks vaja, et aru saada, et olukord on kehv. Ja rääkimata veel tervislikust toidust, sest odav toit ei pruugi olla ka kõige tervislikum. Mulle tundub selle sinimustvalge dokumendi taustal, et siin ei ole ka piisavat arusaamist, et mis on Eesti ühiskonna tänane tegelik probleem. Ja tegelik probleem ei ole mitte ainult toidu hind, vaid tegelikult selline perspektiivitunde puudumine. Sest kui me mõtleme nüüd nagu selle tänaseks juba legendaarseks saava arvu peale 9092, on eelmine aasta sündinud laste arv, siis see väljendab kõike seda sama ängi, mis ühiskonnas tegelikult on, et justkui tulevikku ei ole. Ja nüüd mul on teile küsimus, just nimelt justkui ei ole, et mis on siis need toredad ja head asjad, millele me saame oma silmad panna, et see erakordselt ebameeldiv ajastu üle elada? Vaata, selle sinimust-valge kontseptsiooni valem on ju lihtne kahjuks. Et tuleb rääkida loomulikult julgeolekust, siis tuleb rääkida sellest, et meil on plaan ja sisuliselt plaani ei ole, selle plaani üheks moodsaks sõnaks on tehisintellekt ja lõppkokkuvõttes me oleme jätkuvalt samade teeside juures, mida kasutatakse igapäevaselt. Ja see perspektiivi puudumine on tänaseks, mina arvan, üldse meie ühiskonna selline globaalne probleem. Et, ja eriti me seda näeme poliitikas. Ja me oleme sellest ka palju rääkinud, et poliitikud elavad valimisteni, keegi ei mõtle selle peale, mis meid ootab 10 aasta pärast.
mitte aasta pärast, kui tulevad valimised või 4 aasta pärast, kui tulevad järgmised valimised, aga just, mis meid ootab 10-25 aasta pärast. Ja täna see on muutunud juba ka operatiivseks probleemiks, kuna seesama demograafia, millest me oleme nii palju rääkinud, täna ei ole mingi perspektiivi küsimus. See ei ole perspektiivi küsimus. Täna see on aktuaalne või operatiivne probleem. Sest kui me lähiaastadel ei leia instrumente, et olukorda parandada, siis 5 aasta pärast see on kriitiliselt raske olukord ja 10 aasta pärast me juba lihtsalt ei suuda sellest olukorrast välja tulla. Ja see on operatiivne probleem. Ei demograafiline vetsupott, nagu Taagepera kunagi aastaid tagasi rääkis, on juba reaalsus. Ja praegu mitte ei peaks ainult unistama, nagu Reformierakond, vaid tuleks reaalselt tegutseda ja resoluutselt. Kõik need energia, selline lootusetus, rahvameelsus ja ainukene või 2 lootust on esimene on üsna kindel, et aasta pärast olukord muutub. See tähendab, et on võimalik ka tegudega näidata, mida teha. Ja teine, mis on lähemal, et kevad on tulnud juba ja see on selline väga võimas vähemalt lootuskiir ja mis annab, et läheb soojemaks, päike käib kõrgemalt, linnud laulavad ja varsti on võimalik aiamaal askeldada ja tulevad väiksemad arved. Minul on ikkagi Eesti inimestele mõned konkreetsed kevadsoovitused ka, et kui teil on aiamaa, suvila, siis ikkagi sellel aastal pange maha 2 korda rohkem kartulit, 3 korda rohkem porgandit, kasvuhoonelt peske see keskkonnasodi maha, et tomatid saaksid ka mõnuga kasvada ja teate, kui linnud laulavad, õhk on värske, siis tuju läheb ka äkki parem. Muuseas põllumehed on mures, et äkki tuleb suur põud ja vabandust, et ma rikkusin selle tuju ära. Ei. Aga kuule, mina arvan, Pärnu puhkajad muidugi jälle seda ootavad, et tuleksid soojad ja palavad ilmad ja põlletootjad võib-olla ka. Aga kodumaised põllumehed on natuke mures. Ja põllumehed teadaolevalt tulevad järgmine nädal traktoritega välja. Ja et tuletada meelde, mis päris olukord on ja kust üldse toit tuleb. Ja täna, kui me räägime sellest, mida tähendab kriis, et põllumajanduses see kriis on tajutav juba mitu aastat ja tegelikult kogu aeg süveneb. Kahjuks ka tänu sellele, et eelmisel aastal tulid korraga nii katk kui ka üleujutus. Ja iga kord meie vastava valdkonna minister oli ka puhkusel selle asemel, et kriisi lahendada. Aga kõik need probleemid, millega iga inimene Eestis puutub kokku igapäevaselt, mõjutavad ka põllumajandust. Elektrihinnad, kütusehinnad, see kõik igapäevaselt mõjutab ka põllumajanduse seisu ja lähtuvalt sellest mõjutab ka toiduainete hinna kasvu. Aga täna asi juba ei ole selles, et toiduainete hind kasvab. Asi on selles, et kui niimoodi edasi läheb, et meil ei ole kedagi, kes seda toitu meile laua peale paneks. Et lihtsalt, et põllumehed enam sellises olukorras ei saa hakkama. Mihhail, ma oleks veel küünilisem, et mitte ainult kedagi, kes paneks, vaid meil ei ole ka kedagi, kes sööks. Sellepärast, et lapsi meil ju ei ole, vanemad inimesed surevad ära. Selles mõttes see perspektiivituse tunne on ikkagi päris... Tuleb, ega tühjaks maa ei jää. Arvad, jah?
ei no vaata, maailm näitab ju. ja nüüd sa ju tahtsid, et lõpus kõlaks midagi positiivset. Mina arvan, et nüüd sa leidsid nagu lahendust. Kui ei ole kedagi, kes sööb, siis noh, ei olegi vaja probleeme lahendada. See on tõesti keeruline, aga ma siiski võin teile ühe sellise lootuskiire anda veel. Et inimene, kes suudab iseenda nalja ja üle nalja teha, kes suudab olla irooniline ja sarkastiline, see elab suhteliselt kaua. Et see, kes iga asja peale hakkab värisema, mis ümberringi toimub, no see lihtsalt süüakse ära. Vaata, no saab alati ka ajaloost leida midagi positiivset, et katk, nälg, sõda, see kõik oli meie maal juba keskajast. Ja meie oleme ikka siin. Ja keskajal oli see olukord palju raskem Eesti inimestele võrreldes praegusega. Ehk siis Reformierakonnal tegelikult on arenguruumi. Nii kallid inimesed, ma ei taha teile öelda, et kannatage ära, kuigi ma pean seda ütlema. Loomulikult me kannatame seal ära, me saame hakkama, me ei anna alla. Täna olid Keskhommiku stuudios Riigikogu liige Peeter Ernits ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhina Janek Mägi ja kohtume jälle nädala pärast.